Tere kallid tennissõbrad ja French Openi fännid. On esmaspäev ja oleme 1. juunis. French Open kestab veel nädal aega, aga meie otsustasime tulla kokku, sest juhtunud on palju. Meil on väljas Jannik Sinner, meil on väljas Novak Djokovic, meil on eilse seisuga väljas Kasper Ruud. Meil ei ole enam Iga Svantekit, meil ei ole Coco Gaufi, meil ei ole Elena Rybakinat ja keda meil veel ei ole, saame kohe rääkima hakata ja kes siis üldse Pariisi väljakutel võiks võitma hakata, sellest ka räägime. Saatejuht Gunnar Leheste, kaassaatejuht Riho Kallus ütleb meile tere Saaremaalt. Tervist! Ja kohapeal stuudios Toomas Kuum. Tervist! Ja Alo Ojassalu. Tere! Pead pööritav on olnud see nädal, mis juba tegelikult eelmine pühapäev algas. Ei teagi kohe, kust pihta hakata, aga vast hakkame ikkagi sellest, et me arvasime, et sellest tuleb üks läbi aegade igavaim French Open, vähemalt meeste tabeli poolest, aga juhtus nii, et saime vist kõige viimaste aastate kõige huvitavama, kui kellelegi meeldib selline huvitav segadus. Või kuidas teile tundub? No mina ütlen wow. Mina ütlen samamoodi, et wow. Nüüd on nagu soov vaadata, kui varem oli nagu rohkem niisugust valikulist võib-olla mänge, aga nüüd tahaks nagu vaata, et kõiki mänge vaadata, kui võimalus oleks. Et see põnevus, just see küsimärgid on nüüd üleval ja uued nimed. Ütleme niimoodi, et ma alustaksin nimest Maia Švalinska. Tutvusta meile teda ka? Ei, ma ei tea, kes ta on. ja no ütleme, siin võiks nagu natukene pool naljaga jätkata nii naiste kui meestega, et ma ütlen veel kord, wow, mis toimub. Ja mis on kõige tähtsam, et mängud on ka hästi põnevad? Meestel 32 hulgas 16 mängust 12-5-17. Ja. Päris palju 0-2 tagasitulekuid. Ei teagi, kust kohast praegust alustada, aga igatahes see on nii kirju see asi, et kindlasti ajalooliselt ütleme see, et meil esimese nädala reedel ei ole ühtegi Grand Slami võitjat tabelis. Olen kuulnud ka inimesi, kes on lõpetanud French Openi vaatamise selleks korraks, sest ei ole ju enam kedagi vaadata. Ütleme sellised konservatiivsemad härrasmehed, kes tahaksid näha suurte gigantide heitlust. No, ma olen nõus ja üks selline tennisekuuru nagu John McEnroe ütles, et tema on tennise pärast mures. Ja tal on oma point asjal. Ja miks ta mures on? No, ütleme, et esiteks ässade vigastused, eks? Djokovic kaotas mõistetavatel põhjustel, 3. ringi jõudis tänu sinu tordile, aga kusjuures ma nüüd parandan ennast päris kõvasti. Ma arvan, ja see ei ole ainult minu arvamus, Djokovic mängis oma viimase kas 5 või 10 aasta parima esituse ja nii pikalt vastu pidada. Selle tule all mina olen vaimustatud. Ma juba hakkan natukene võib-olla ise endale vastu rääkima, aga jah, super esitus. Riho, kuidas sulle meeldib sinna kaugele Saaremaale? Oled sa Toomase paadis või John McEnroe paadis? Ei, ma ei ole John McEnroe paadis. Ma tahtsin öelda täpselt seda sama asja, et mis te rääkisite, et kui me rääkisime siin seda eelsaates, et võib tulla üks igavamaid Prantsusmaa lahtiseid just meeste arvestuses, siis nüüd ongi tulnud vastupidi üks huvitavamaid Grand Slamme ja 29 mängu kokku on läinud 5. setti. Need noored mehed, kes on jõudnud kõik esimest korda elus veerandfinaali, Jakub Menšik, Joao Fonseca, Rafael Hodar, väga huvitavad nimed kõik. Ma mäletan, kui sügisel Baseli turniiri võitis Fonseca, ma julgesin arvata, et tema võib-olla on esimene mees, kes on võimeline võitma Grand Slami peale Sinneri ja Alcarazi ja Alo pakkus Jakub Menšikut ja siis äkki tuli veel kuskilt nüüd Rafael Hodar välja, et minu arust on see väga-väga põnev ja huvitav
ja mis on kindlasti veel huvitav fakt meeste puhul on ju see, et alles 5. kord üldse Grand Slamide ajaloos, kui nagu avatud ajastul, kui on 2 teismelist meest on Grand Slami veerandfinaalis, ma võin korra need nimed ette lugeda. 88 olid need mehed Andre Agassi ja Guillermo Perez Roldan. 90 Michael Chang, Goran Ivanišević. 94 olid Henrik Treekmann ja Andrei Medvedev ja viimati siis Prantsusmaa lahtistel Carlos Alcaraz ja Holger Rune aastal 2022. Et selles mõttes on vastupidi, mina arvan, et on hästi põnevaks läinud see asi ja just ma tegelikult ise pakkusin muidugi sinna 4. ringi Menšiku ja Rubljovi asemel pakkusin tegelikult Navonet ja Buuset. Need olid ka 2 väga-väga head meest ja ülimalt heas vormis, kes nägi seda Menšiku matši, siis nägite, kuidas see lõppes. See oli praktiliselt ju kiirabilaks, et mees oli väljakul pikali peale matšpalli, ei saanud püsti enam. Ja Buuse võib-olla kuidagi väga kaua lasti. Natuke oli väsinud seal sellest eelmisest turniirivõidust, aga üli huvitav on minu arust, väga põnev. Kuidagi väga kaua lasti tal seal lamada seal väljakul. See oli küll nagu uskumatu kuidagi. Ma ei tea, see... No ei tahtnud püsti tõusta üldse ju. No ta ei saanudki, aga no võib-olla küsimus oli väljaku numbris ka, aga igal juhul päris kaua saabus see abi ja mind pani imestama, et isegi seal, kes olid sel ajal, isegi kui mitte medpersonal, et keegi nagu ei jooksnudki tema juurde. Et see oli minu jaoks natuke kummaline episood, aga noh, ju siis nii juhtus lihtsalt. Ja ma tahaksin ühe asja veel mainida, ma olen 100% Aloga nõus ja ma tahaks väga-väga kiita Novak Djokovic'i ja tegelikult on ülimalt uskumatu jälle järjekordne täielik üllatus, et Novak Djokovic mängib nii head tennist ja suudab selliseid mänge vastu pidada ja võita 5 parem matš, see on täiesti müstika, no mina ei uskunud. Oota, ma peatan teid, Djokovic ei jõudnud teise nädalasse, ma tuletan meelde, 3. ringis. See on oluline, et teise nädalast jõudnud. Ja 5 setist mängu ei võitnud ka. Jah. See ei ole üldse oluline, aga ta mängis Fonsecaga võrdsega matši, see on täiesti uskumatu. Absoluutselt nõus. Ei, no seal oli veel üks huvitav, et mis ta nagu mainis, nagu ma aru saan seal vist hilisemas pressikonverentsis, et tal oli ka see nagu vastutuse tunne, et ta nagu ikkagi oli näha, kui raske tal on ja et see publik ikkagi elas talle ka kaasa päris tugevalt, et ta nüüd nagu vastutus selline, et kui publik on nõuab tema, noh, et ta saaks, võitleks lõpuni ja ta ütles, see lisas talle veel jõudu ja tahtmist. Mulle jääb natuke tunne, võib-olla see enesetunne platsil oli Sinneriga võrreldes, ma ei tea, kui palju see võrreldav on see olukord, aga kuidagi Sinner oli, nüüd kui ma võrdlen Djokovic'iga, siis selles raskes seisus oli kuidagi nagu noh, nägi nagu ikka palju kehvem välja, aga võimalik, et ta enesetunne oli palju hullem kui Djokovic'il, ma ei tea. Aga jääme siis Djokovic'i matši juurde, räägime selle lahti. Djokovic'i? Jah. No 3. ring, Fonseca vastane 4 tundi 57 minutit ja Fonseca 3-2. No, siin ei ole isegi midagi öelda. Nüüd sa tahad, et ma kiidaks Djokovic'i, jah? Kiida aga Fonseca. Tema võitis ikkagi Djokovic'i. Noorelt mehelt 0-2. Veel kord kuulasin siin Andy Rodikut ja ühe asjaga olen taga täiesti nõus. Noor mees 19 aastane. Ennem seda turniiri meil olid suured küsimärgid. Me teadsime Menšik supermängija. Me teadsime Hodar supermängija. Me teadsime Fonseca. Aga me mitte keegi ei teadnud, kuidas nad käituvad nõnda nimetatud suure slämi turniiri kriisisituatsioonides. Kui mängu kellaaeg läheb üle 4 tunni, kui sa oled 0-2 settidega taga ja tänaseks on nad kõik tõestanud, et nende jaoks ei ole see mitte midagi. Et selles suhtes jälle nõus ja kihvt, et 3 venda järsku hüppasid välja. Põmm. No paneme Guame ka veel sinna juurde. Ikkagi 17-aastaselt 3 ringis on unreal. Okei, eesti keeles, ebareaalne. Et aga jaa, selles suhtes Riho ja Toomasega 1000% nõus. Noorte esile tõus on fantastiline asi sellel turniiril. See on lihtsalt fantastiline. Aga peale Sinneri väljakukkumist, see, mis juhtus tabeli ülemise poolega. Noh, ma viskan ühe fakti ka. Esimest korda avatud ajastul on selles ringis, kus me praegu oleme, 0 slämmi võitjad. Ja vähe sellest, see oli eelmise reede seis. Eelmiseks reedeks olid slämmi võitjad väljas.
Eks 80. Lisaks see on üks tabeli pool polnud veel 32 hulka jõudnud, slam'i võitjaid enam polnud. No lisaks me ju räägime praegu meestest, aga kui me räägime meestest naistest üldse, siis seal ei ole mitte ühtegi Roland Garrose võitjat. See on ka veel põnev. Ja seda, naistest paar slam'i võitjat ikkagi on, 3 vist minu arusaamise järgi. Aga mitte Prantsusmaa lahtiste? Jah, seda küll, uus võitja sealgi. Aga kui kirjeldada nüüd, kuidas Fonseca selle matši võitis, mida ta teeb? Jääb vist ajalukku igaveseks 3 ässaga, et sa oled 5 tundi mängid. 5 tundi. Oled löönud üldse 9 ässa. Ja siis lõpetab mängu 3 ässaga. Novak Djokovic'i vastu, kes on maailma vaieldamatult parim tõrju. See on ebareaalne. Ja kui te pressikat pärast vaatasite, siis Fonseca ütles, et ta on sellest kogu aeg unistanud ja alati proovib. Nüüd sellises kohas tuleb see asi välja. See sama, mis enne me just rääkisime, et me oleme kogu aeg rääkinud, et just need samad nimed, keda me nimetasime ja võib-olla veelgi on see ring laiem, et millal toimub neil selle just mentaalne mingi murrang. Ja tegelikult sageli tennises võib olla, ma väga loodan, et see nii on, et peale seda turniiri, et just, et neil on nagu mentaalselt, nüüd on valmisolek nii-öelda, loodame, Alcaraz tuleb võimalikult kiiresti tagasi ja ka Sinner, et ka nende vastu nad suudavad nüüd nii-öelda, neil ei ole seda kartust. See on hästi oluline, see murrang toimub ja nad on ju nii noored veel, et tegelikult minule jälle meeldib, kui konkurents on suurem, kui on enne igat turniiri on, me võime öelda, näiteks on 6 või 5 vähemalt kandidaati turniiri võidule, see ikkagi lisab vastupidi juurde, et mis me siis, et nüüd on hoopis igavam. Minu meelest on vastupidi põnevam. Et ei ole kogu aeg ühed samad nimed. Minule just meeldib see, kui on mitu võrdset mängijat. Tabeli alumine pool on ekstreemselt huvitav. Ja. Tabeli ülemine pool, ka siia sõites mõtlesin veel kord autos, isegi vaatasin nimed üle, et kas mu silmad näevad tõtt. Rääkimata 3 ameeriklasest, kes sellel ajal peavad ammu New Yorgi lennul olema, eks? Ei ole asja neil teisel nädalas. Räägime veel Fonsecast, rääkige inimesele, kes vaatas eile võib-olla hokifinaali, mis seal Kasper Ruudiga mängus siis silma jäi? Vaata, nüüd on vahendeid on erinevaid, et on võimalik tegelikult, et korraga sul mängib mitu nii-öelda kas siis telefon või arvuti ja televiisor. Teoreetiliselt on, aga kas su tähelepanu jagub? No ikka põhiline on ikkagi tennise peal, peab tunnistama, et oli nii. Aga seal on see poolte vahetuste hetk ja nii edasi, aga oli ka tegelikult seal väga palju momentega, seal 4. seti lõpp ja seal ei olnud ka välistatud põhimõtteliselt, et oleks veel mäng pikemakski veninud, et ju ka ju ajaliselt päris kaua mängiti. Muidugi minul jäi nagu mulje, et mingitel olulistel hetkedel, kui Ruud oli nagu ründavam pool ja Fonseca väga hästi mängis kaitses, päris lõpus ju viimases skeemis jooned lihtsalt ainult jooni ta tabas. Seal oli ka paar momenti, kus kohtunikud ka varasemas setis eksisid mitu korda, et ta ikkagi tegi mõnes situatsioonis minu sellise vea, mida ma nagu ei oodanud, et Ruud eksib, aga tõenäoliselt pinge oli nii suur, ta ei suutnud seda punkti kätte saada, pidi mitu teravat lööki lööma ja siis selle pealt ikkagi eksis ka mõnel olulisel hetkel minu jaoks natuke nagu üllatavalt lihtsalt. Ma just tahtsin öelda, et võitis parem mängija. Nõus. Täiesti selgelt puht tennis tehnilise poolt lihtsalt parem mängija. Aga Ruudil olid uskumatud võimalused nii esimeses kui teises setis. Lihtsalt tähtsaid punkte, ta mängis punkt 1 pehmelt ja nii ebakindlalt, jah, ma olin ka üllatunud. Ma olin tõsiselt üllatunud. Ruudi nagu hea omadus ongi neid situatsioone hästi lahendada ja sa loogiliselt mõtled, et noormees peaks tegema lollusi. Aga Fonseca mängis uskumatult julgelt teatud punkte, välja arvatud see oli see esimese set palju. See, kus ta uskumatu volle oskas Ruudile kätte lüüa ja hiljem punkti kaotas. Aga samas, kuidas ta vollet mängis pärast seal mingis olukorras? Ma räägin, et all in all võitis kindlasti parem mängija ja ka turniiri edasise huvi suhtes oli see kindlasti parem variant. Homme Mensik Fonseca veerandfinaal, kas Mensikul on lootust? Koefitsient on Mensikul 2,75, Fonsecal 1,44. No kui Fonseca nii jätkab, siis ei. Ma pigem ka Fonseca peale paneksin. Aga jällegi, vaatame tabelis, vaatame väljaku peal oldud ajad.
kuigi ega midagi nüüd, jah, kumbagi lihtne ei ole, mõlemal on olnud see vist kuskilt mingid numbrid jooksid läbi, et 4 mängu peale vist on neil seal mingi, ma ei tea, 16 pluss tundi ja Zverevil 10 miinus tundi. Ma arvan, et seal on väga oluliseks saab olema see Fonseca just, et ma arvan, see just mingis mõttes see taktikaline pool, et ta, näiteks ma märkasin seda, ma ei oska nüüd päris detailselt seda lahti rääkida, aga igal Marat Safin ütles Rubljovile näiteks, et kui ta servis jälle tagage alla ja sealt tuli see tagage ja tõrje sinna sügavale, reeglina siis cross, eks on ju, või sinna ristnurka ja et jälle, et see servisid tagage alla talle. See on muuseas jube kihvt asi, see mikrofon seal treener. Ma eile kuulasin, ütleme rohkem, kui ma seda mängu vaatasin, ma kuulasin Safini juttu. Ta oli siuke nagu krunge nägi välja ka, et päris äge oli. Sealt tuli klassikat. Kuulge, aga räägime, mis juhtus Jannik Sinneriga teises ringis Juan Manuel Cerundolo vastu. Oota, Riho tahtis veel midagi lisada eelmise teema kohta? Väga hea, ma tahtsin tegelikult Sinneri teema kohta ka lisada, mis puudutab Fonsecat, siis ma vaatasin teile selle mängu algusest lõpuni ära ja mis mulle õudselt selle noormehe puhul meeldib, on see, et ta teeb kõiki asju väljakul, ta teeb kõike, ta suudab üllatada, ta suudab teise pallinguga vahest võrku joosta, mida iganes. Fonsecat, ta ei ole veel muidugi füüsiliselt nii hea nagu Carlos võib-olla, aga ütleme nii, et tal on ruumi sinna jõuda ja ma isegi natukene, mul tekkis juba tegelikult selle mängu esimeses pooles selline tunne, et ükstas kõik mis, aga Fonseca lahendab selle matši ära ja pigem ma näen, et Fonseca tulevikus Ruudi vastu hakkabki olema soosik. Et tal on ikkagi relvad, sellel mehel on relvad ja see on väga huvitav mäng. Aga mida ma tahtsin Sinneri kohta rääkida, sest Sinneri koha räägis, mis juhtus? Palju ju fännid hakkasid rääkima sellest kuuma reeglist, et teatavasti ATP võttis ju vastu selle uue reegli, mis on siis VBGT reegel, mis tähendab siis Wet Bulb Globe Temperature. Ehk siis praegu reegel on selline, et kui on 30,1 kraadi, siis mängijad võivad taodelda 10-minutilist jahutuspausi ja kui temperatuur, või kui ühesõnaga see mitte temperatuur, vaid see räite läheb üle 32,2 kraadi, siis tuleb mäng peatada. Ja Sinneri mängu ajal oli tegelikult Pariisis õhutemperatuur 33 kraadi, aga seda ei aktiveeritud ja seal on see nüanss nimelt, et ma tahtsin mainida, et me pole maininud, kellele Sinner üldse kaotaski. See juhtus teises ringis. See on oluline sellele. Nii päris ei saa. Kas Juan Manuel Cerundolo väljaku poolel oli ilm teistsugune? Ei, küsimus ei ole selles. Ma tahtsin selle jutu lõpuni rääkida. Seal platsil oleks võinud olla ükskõik kes. Et see VBGT arvestab tegelikult lisaks temperatuurile ka niiskust, päikesekiirust ja ma räägin, seal on niiskuse teema ka, mitte ainult temperatuur. Just, ja tegelikult Sinner ise ütles ka mängujärgses intervjuus, et küsimus ei olnud tema jaoks mitte kuumas, vaid tegelikult ta tundis ennast juba enne mängu väga halvasti. Et tal oli tegelikult halb juba olla, kui väljakule läks. Et ta ise ütles ka, et ta üldse ei appelleeri selle kuuma peale, nii et lihtsalt juhtub, Aga see tiim tema taga seal kuidagi, seal on nii suur tiim ja nad teavad ju, tal on tegelikult tal on raskusi nendes tingimustes mängimise, see on tema võib-olla nii individuaalne spetsiifika, et kuidagi nagu äkki seal ka ikkagi mingi möödapanek oli? No ei ole, see on lahti räägitud asi juba selles mõttes, et kõik tahavad eeldada, et Sinneril on kuumusega probleeme. Jah, võib-olla mingis olukorras on, aga praegust ta ütles ka, see ei ole üldse teema. See oli sel aastal teist korda? Sel aastal Austraalias. Kuskil, mitte Austraalias, vaid kus see oli kuskil Aasia riikides? Vaata, siin on 2 eri asja. Me nägime seda Ruudi mängus, eks, 11 game'ist kukkumist on ju, kus tegemis on a la sellise väiksema moelise kuuma rabandusega, asjad nii edasi, kui kuumus Ruud oli siis, mis ta oli 2-0 settidega, 5-2 sees peale sellest seisus kaotas 11 game'i järjest. Aga suutis koguda ennast jälle? Jah, sa lähed jahedasse ruumidesse, jahutad ennast kuuma rabandusest või sellest sa tuled välja. Sinneri puhul oli tegemist juba öösel saadud, mis me eelmine saade arutasime, et äkki Alo pani täppi? Ei, paningi täppi, aga ma ei pannud täppi nagu oma tarkusest. Lihtsalt ma hästi palju kuulasin eelsaateid, et mis võiks juhtuda, et Sinner ei võidaks seda. Ja
kõik targad inimesed tennise maailmas ütlesid, et viirushaigus. Ja mina pigem tõlgendan seda tiimi rahulikkust seal, et nad olid asjaga kursis. Ja nad teadsid, et vaat sellega sa enam toime ei tule. Kui sul maailm hakkab ujuma, ilmselt sellepärast ei võtnud ka Sinner enam neid lubatuid pause. Ja tiksus seal väljaku peal ära, teades, et tal ei ole mitte mingit võimalust ja hiljem ta ütles, et ta tahtis, ta ju muutis ju mängu vastaselt võiduväärtust mitte ära võtta. Ta mängis lõpuni. Ma pidasin silmas Austraalia Openi 4. ringi, kus tal olid ka krambid. Mitte ka krambid. Nüüd ei olnud krampe. Ei olnud. Ütleme, et see on päev selge. Tal natuke puus võib-olla andis tunda küll, jah. See on kõik nii edasi. Ei, seal ei olnud krambid. Krambid ei olnud. 2 tundi, 2 sammu ei saa kõrvale astuda, see ei ole krampi. Krampidega sa saad sooritada lööke. Tema serv kukkus sellest hetkest 30 kilomeetrit tunnis. Tema tagajoonelöögid kukkusid üle 20 kilomeetrit tunnis. Ehk siis tegemist oli poisid 12 tennisega. Ja ta oli sunnitud, tähendab, kuna ta tagajoonel nägi, et üle ei mängi, ta lihtsalt leidis selle veel variandi seal lõpus, et hakkas igal võimas võrku. Mingid lühikesi aga iga tennist tundev inimene saab aru, et see on mõttetu. Ja vastasel oli muidugi ka ebamugav, eks ta nägi, mis toimub. Ja seal olukorras kuskil eksida väga-väga all. Selles mõttes Cerundolo et ega see nendes olukorras ei ole lihtne mängida, et mõlemad, nii ka Fonseca tegelikult ka mingis mõttes, eks on ju, et nad pidasid nagu ka ise mentaalselt vastu. Et kui sa näed, et vastasel on mingi probleem, et ega sul võib ka tekkida, see mäng võib muutuda, sulle tundub, et see on peaaegu juba käes, aga see on tipptase, et nad pidasid ikkagi ka hästi vastu. Et aga lõpuni jääb Sinnerit siiamaani kummitama see 3.50, millest ta pole suutnud kunagi üle minna. Puhtajaliselt, et loomulikult see mingisugune probleem kuskil on, aga antud hetkel ilmselgelt oli tegemist mingi viirusega ja keegi ei ole kaitstud selle eest ja targad mehed ennem seda rääkisid, et see on ainukene asi, mis võib seista Sinneri teel. Ja see oli ainult see oli ainult tennises, et siin olümpiamängudel või need suusatajatel tuleb mingi viirushaigus ja favoriidid on küpsed ja kahju, et see mõnes mõttes kahju, et see juhtus samal aastal kui Alcaraz väljas. Jubedalt tahaks näha Menšikuid, Fonsecasid, Hodare reaalselt võitlemas Alcarazi Sinneriga. Praegust me ikkagi oleme oletuste maailmas, me naudime seda, et noored omavahel jagavad. Me pole täna jõudnud veel sõnakeski Zverevi juurde. Ma just tahtsin, üks vanake tuleb vastu ikkagi. Ma tutvustaks järgmist veeremfinaalipaari, mis meil juba paigas on, see on Rafael Hodar Hispaania lipuga ja Alexander Zverev Saksa lipuga. Aga kuidas ennustate seda vastasseisu? Oi, saab põnev olema. No esimene asi, mida võib ennustada, on see, et ma arvan, et ma julgeksin küll soovitada kõik rahad panna selle peale, et turniiri võitja tuleb tabeli alumisest poolest. Kas seda saab ennustada kuskil niimoodi? No ma ei tea, aga mitte kuidagi ei näe, et keegi ülevalt poolt võiks võita selle Prantsusmaa lahti. Ma tutvustan teile Zverevi koefitsienti, mis on 1.33 ja Hodaril 3.40. Ehk siis... Ma ütleksin, et Hodari koefitsient ei olegi nii-öelda nii kehv. Nii kehv ei ole jah, aga ikkagi 1.30 ei ole ka väga motiveeriv ennustada. See jälle kõik taandub sellele, ma ütlen jälle, mis oli täna hommikuses Rodiku saates oli, et see, et nendesse meestesse ei ole täis usku veel, eks? Me keegi ei tea, mida nad teevad teisel nädalal, mida nad teevad siis, kui hakkavad juba turniiri võidule mõtlema, mis juhtub nende peades. Eile näiteks oli uskumatu, arusaamatu Hodarilt 4-1 pealt kuni teise seti 4-0 mäng. Ta kaotas 9 geimi järjest. Carreno Busta. Jah. Et 9 geimi järjest ja tegin veel sellise pulli, et vaadata ja aru saada, kuidas ta selle kaotas. Vaatasin teist korda veel üle kõik selle asja. Midagi erilist ei juhtunudki, aga lihtsalt tuli viga sealt, nii edasi. Ja kui samad asjad hakkavad Zverevi vastu juhtuma, siis šansu pole. Alo, kuule. Jah.
aga oled sa ma mõnes mõttes mõtlen selle peajutu peale, et ausalt öeldes ma olen nagu rohkem mures Zverevi pea pärast kui Hodari ja Fonseca pea pärast. Ma tahtsin Riho sinna jõuda. Sest et kui palju teda painab see moment, et ta näeb need reaalselt võimalust. Mina arvan, et viimased paar ööd Zverev polegi maganud ja ma just tahtsin sinna jõuda, et see on ja kus juures jällegi mitte oma targa peaga, aga saateid vaadates mul ei saagi olla kontakti teada, mida Zverev teeb, tänu sellele ma peangi vaatama midagi, kus teada saada, mida ta teeb. Zverev on viimased 2 aastat veetnud oma elementide kallal, mis aitaks tal võita Alcarazi ja Sinnerit. Zverevi peas ei ole olnud teisi mängijaid. Ja nüüd ühte äkki. Wow! Ja nagu üllatus tuleb vastu. Ma olen vastu, esimese nädala lõpus ja ma olen turniiri suur soosik, mida ta pole kunagi olnud. Ja vaat nüüd hakkab nalja saama. Ja tal on 2 ringi vähemalt noori ülbeid mehi vastas, kes siiamaani on vähemalt näitanud, et neid ei huvita miski. Ja siis tuleb vastu Zverev, kes on ajalooliselt kuulus, kuidas seda nüüd viisakalt väljendada. Väristaja või? No jah, või isegi nii palju tähtsaid mänge kaotanud, kui Zverev ei ole vist mitte keegi kunagi. Ja just lõppfaasis sageli. Just, olgu nad seal on muidugi üks moment on, mis võib väga oluline olla, et kuna nüüd ütleme, kui ta Hodaris saab näiteks, et tal on väga oluline sealt võimalikult vähem aega kulutada, sest tõenäoliselt Fonseca ja Mensiku mäng, ma ei tahaks uskuda, et seal tuleb 3 setti, eks on ju. Et 4 tõenäoliselt tuleb ikka. Et nüüd ongi, et nad on küll noored, aga neil on neid raskeid mänge nii palju ees ja Zverev lihtsalt tema puhul ikkagi vanus natuke juba mängib rolli, et kui tema pääseb ikkagi oluliselt vähema selle mängu ajaga, nüüd kui ta Hodari võidab järgmisesse mängu, et see võib talle ka anda natukene eelist. Veel kord, kui me võtame puht tennise suhtes, siis ei tohiks ühelgi noorel šanssu olla Zverevi vastu. Zverev on hea ja on kõvasti asjadega juurde pandud. Aga me oleme korduvalt näinud, kuidas võib Zverev ära kukkuda tasemele, mis siin öelda tiimi vastu on ju, hakkas servile oma 110 kilomeetrit tunnis. No seal nad mõlemad muidugi väristasid kõvasti, aga Zverev eriti, jah. Aga tal on vahest ka see olulisel hetkel, ta võrku läheb ja kõik on nagu tundub, et nagu suht lihtne pall ja just võrgust teeb väga palju vigu olulisel hetkel, jah. Et me jõuaks täna naistest ka natukene rääkida. Siis, üks fakt. Ainult üks. Üks fakt veel Zverevi kohta ma tahtsin öelda. Ma tahtsin kiita seda, et Zverevi mis võib-olla Zverevi mängus kõige rohkem muutunud ja mida Zverev on väga õigesti teinud, on see, et ta on hakanud mängima endise maailma esireketi Marcelo Meloga koos paari ja võt see Marcelo Melo on teda palju õpetanud, minule tundub. Ma loetlen teile nimesid, kes täna võistlus tules ja teie öelge mulle, kas nende nimede seast võib keegi võita French Openi. Hetkel, kui me seda saadet salvestame, mängivad Soboli ja Svaida. Pärast seda algab Serundolo ja Berrettini, siis järgmine 4. ringi matš Ogier Olessim ja Tabilo ning siis Tiafoe ja Arnaldi. Kes neist on võimeline võitma French Openi sel nädalal? Mitte keegi. No ja, et küsimus on, kes nendest finaali jõuab, et meil on vist kõige rohkem läbi jooksnud isegi Kobolli vist, jah. Ei ole kõige rohkem. Ma olin ainuke selle ajakirjate grupis, kes pakkus Kobollit. Võiteks või? Ei no kuidagi jutu, ma mõtlen üldse jutu sees. Ja teatud asjaoludel, ma ütlen veel kord, teatud asjaoludel, ma ennem seda, kui need 8 seal tabeli allpool nüüd ennast rihmaks tõmbavad, on Kobollil isegi võimalus. Aga peaks olema, ameeriklastel asja ei ole, eks. Kobolli tuleb, noor Gerundolo, see ei ole tema koht. Berrettini uskumatu, kui liiva peal suudab veel üllatada, ilmselt seda noort Gerundolut võidab. Arnaldi ka ei ole seda sisu, Kobolli. Aga Alejandro Tabilo Alvarez, Kanadas sündinud, Tšiili lipp on taga. Hästi lahe mäng oli tegelikult see Kouamega, ma elasin sellele noorele poisile kaasa, ta on meil nüüd kui vana, 17. Eelmises ringis siis wildcard Kouame oli ju täitsa vinge atmosfäär. Või tegelikult, kui atmosfäärist rääkida, siis kõik
kõik, kus mängivad prantslased, katus lendab pealt, kui katus peal ei ole, siis lendab. Kusjuures huvitav fakt, et ta ju võitis nii Roomas kui Monte Carlos 2 korda on võitnud Djokovic'i Tabilo. No, et mis see sinu sõber Tšiilian räägib Tabilo kohta? Ta on head sõbrad omavahel, ei räägi midagi ta kohta, aga lihtsalt siuke fakt, et 2 korda võita Djokovic'i 2 aastat järjest, 2024 võitis ta Roomas, 2025 võitis Monte Carlos, et ega ta mängib päris head tennist liiva peal. No fakt 16 hulgas kõik mängivad päris head tennist, kes seal on. Seda kindlasti, aga me räägime Grand Slami võitjast. Mina olen ka nõus, absoluutselt. Mina ei näe, et sealt tabeli ülemisest poolest võiks tulla Grand Slami võitja. No ma ütlen, et see võib olla ainult ekstreemoludele tabeli alumisest finaali jõud ja ka füüsiliselt midagi on kehvasti. Ja, et näiteks võidab küll ära, aga tegelikult saab võib-olla selle hind on näiteks võib-olla kerge väike vigaastus näiteks võib-olla, jah. Me teame ajaloost selliseid juhtumeid. Nadal ükskord, mitte vähendades Wawrinka võitu, aga Nadal ennem mängu juba ei suutnud liikuda finaalis ja Austraalia vist mingisugune aasta. Ja nagu jällegi nagu džentelmenina kannatas väljakul peal oleku ära, et Wawrinka võitu mitte vääristada. Selline asi võib juhtuda. Aga puht tenniseliselt, see on eriklass. See on, ütleme, kui me võtame Fonseca, Zverev, isegi Hodarid ja Menšikud, siis see on eriklass sellest, mis tabeli üleval pool on. Ikkagi meeste tennis hetkel kokku võtta, tuleks selle McEnroe jutu juurde tagasi. Kas te ei muretse meeste tennise pärast, et meil on 2 meest, keda kimbutavad juba tervisemured noores eas ja 3. valitsejad, ei ole? Jah, ega see oligi, vaata tegelikult eelmistel saadetes ja ütleme viimase paari aasta jooksul me oleme ka tahtnud, et sinna 2 midagi, me oleme kogu aeg rõhutame seda. Tore, et keegi juurde tuleks. No ilmselt nüüd tuleb. Aga jah, McEnroe mure oli rohkem sellepärast, et tõesti need 2 staari põhimõtteliselt tõmmatakse rihmaks, ütleme, ühest küljest on aru saada, et nad tahavad teha rekordeid ja asjad ja nii edasi, aga kogu see ATP, kuna ta tegi need 1000 2 nädalaseks, inimestel ei ole enam hooajaks või mingiks tsükliks valmistumise perioodi. No võtame Miami lõppeb, sul on paar päeva aega lennata Euroopasse, hakata Monte Carlost mängima, see on absurd. No rihmaks tõmmatakse mitte ainult tennisiste, võtta jalgpallurid, 148 mängu, ma pakkusin Rihole just, et vaadake kõik mängud ära, kirjutage mulle artikkel, ma maksan sulle väikest honorari. Ta ei võtnud seda minu pakutud miljonit vastu. Ja nüüd kohe MM juba hakkab ja alles mängiti on ju neid karikamänge. Võta, mis alad veel, kus veel vinguvad? Võrkpall ammu ei ole enam tervislik spordiala. Lõpetad oma klubihooaja. Sa ära aja 2 asja sassi. Jalgpallis saab mängijale anda vabu päevi. Mängija saab pingile minna. Mängija võib vaba nädala võtta vähem tähtsates mängides. Tennises sa pead olema ise ja kogu aeg. Ja kui me võtame nüüd praegu Sinneri, kes võitis 5 turniiri järjest, eks? Ei, 5, jah, 5. 6. 6, vahet ei ole. Ehk siis ta oli kogu aeg platsil põhimõtteliselt. Indiana Wellsi esimesest nädalast kuni Rooma selleni pausid puudusid. Praktiliselt iga päev väljakul. Toughid matšidega, Sinner jätab mulje, et see mäng on lihtne, aga tegelikult ei ole. See on meeletu jalgade töö, see on meeletu asi, meeletu intensiivsus, mis tal seal mängus on. Ja siis sul on paar päeva aega Roland Garros valmistuda. Aga mis peaks juhtuma, et siis tennisebossid, turniiri omanikud, ATP, VTA võtaksid mõistuse pähe ja tõmbaksid seda koomale, sest neil ju raha tiksub, tuleb kogu aeg peale, natuke nagu vormel 1, et vinguta küll, aga miks meid siis kõik vaatamas käivad? Tead, ma ütlen ausalt. Ma nagu selles suhtes ei saa päris täpselt aru nagu sellest Johnny Macki murest, et kui mõelda nagu tennise kõige ilusamatel aegadele, kui Nadal ja Federer kahekesi võitlesid, et kas ta siis tundis ka muret, et 2 meest on omavahel ja kedagi 3. ei tule. Tuli 3. mees, et praegu on samasugune olukord. Ei, isegi tema mure ei olnud selles 3. mehes. Mure oli turniiride graafikus, mis on tegelikult metsikult muutunud. Ja, et vigastusi on palju. Mastersid on tehtud 2 nädalasteks, puuduvad igasugused treening ettevalmistuskohad ja võimalused peale hooaja algust.
kui hooaja algus sul ei teki mitte kuskil kalendris auku, kus sa saad normaalselt valmistuda raskemateks turniirideks, 5-setisteks mängudeks. Võta nüüd Roland Garros lõppeb, laks kohe Halle, Queens, Wimbledon, laks kohe USA-tsükkel otsa. Erinevad katted, siis on need ülesõidud, asjad, nii edasi. Kuule, aga kas te olete mõelnud selle peale, et kuidas see nagu nii-öelda kohustuslikud turniirid, aga me ju ühte meest teame, kes siin nii-öelda jutumärkides kohustuslikke turniire mängib ja püsib endiselt maailma tipus, et kuidas see reegel nagu temale kehtib? Ei mängi kõike kohustuslikke turniire ja tegelikult, kui sa vaatad, ega Djokovic üle 10-12 turniiri aastas ei mängi. Ja küsimus selge see, et Djokovic mängib ainult ühe asja nimel, mis on number 25. Nii, aga kohustuslikud turniirid on ju. Aga ta ei mängi lihtsalt. No ei saa punkti, ei saa punkti. Mis siis on, kui mängi? No, mis siis juhtub? Vaata, mitte midagi ei juhtu, ta saab 0 punkti lihtsalt. Mitte midagi ei juhtu, aga vaata, nad on erinevas seisus. Djokovic on saanud kõik ja lõpetab karjääri ja ta teab, et tema maksimum ongi 6 turniiri aastas. Ja selle nimel ta seda teebki. Aga noortel esiteks jah, Sinnerist inimlikult aru saada, et ta tahtis seda karjäär Mastersit, eks? Alcarasi pole, no kuidas sa ei mängi oma kodus Roomas? Päris ausalt. See ei saa seda teha lihtsalt. Saalaste Grand Slam. Just, et need asjad on loomulikud asjad ja okei, kui hakkavad nüüd näiteks Sinner kukkus, mis päeval siis, kolmapäev või millal ta kukkus välja, tal on 6 aega Wimbledoniks. Ma usun, me näeme looma seal väljakul. Ma olen selles suhteliselt kindel. Mis see looma? No kes kõik niimoodi väikseks tükiks teeb. Aga mis see looma kehas seda ennast ikkagi? No tal on tossude peal rebane, aga ma arvan Wimbledoni tuleb... Lõviga, täielik lõvi. Ma ütlen see, kes see on, see Laiger, vaata see tiigri ja lõvi rissu. Tal selle krokodilliga pole mingit pistmist? Ei ole jah, kahjuks. Kuulge, naistest pole meil Iga Svantekit, keda arvati, et teeb uut tõusu ja hakkab jälle seda liivaslämmi valitsema. Eilset matsi Marta Kostjuki vastu ei valitsenud, kaotas 5-7 ja 1-6. Ma pikka analüüsi ei lange. Sviatek tundub kuidagi õnnetu. Ma vaatasin eile peale mängu ka, kui ta seal ratta peal, ta on segaduses ja õnnetu ja kui me lähme nüüd mängu, ütlen, et siis 4-kordne French Openi võitja. Ja kui me lähme, tal simplisti puudub enesekindlus. Ja kui me lähme mängu, siis kõik otsused on kahtlevad ja pluss tempoga ka, et ega Kostjuk oli õige võitja. Ega täiesti absoluutselt õige võitja. Kostjuk tundub kuidagi lustlik. Pumped up, jah. Seda on muidugi päris huvitav mäng. Ma nägin mingit reklaamklippi temast, et ta harjutab Kiievis ka siis, kui sireenid kõlavad. Ta ei lähe peitu. Ei, mul on hea meel ja ütleme meie eelsaates ma ütlesin, et ma ootan ukrainlaste poolakate invasiooni. Ma muidugi, ma veel kord pean üle vaatama, ma muidugi ei ennustanud Majas Valinskat. Kindlasti mitte. Qualifier. Nii kõva mees ma ei ole. Tegu on siis 24-aastase poolatariga, kes varem, ma ei tea, mis ta French Openi varem teinud, aga esimest korda on ta kindlasti 4. ringis. Teistes slämmides on jõudnud Austraalias esimesse, Wimbledonis teise, US Openil pole veel põhitabelis mänginud. Isegi seda ma pole vaatanud. Et see on natuke sarnane selle Bob de Jongi või selle juhtumiga. Igal French Openil, igal Wimbledonil üks selline kuskilt pea välja pistab. Eriti naistel on neid asju olnud ja mida iganes, no me kuuleme uusi nimesid, väga tore. No Mirra on seal nüüd, ütleme, Kirstea muidugi ka väga kogenud mängija ka jõudis, ütleme, et meil jooksis ju tegelikult Andrei Mirra ka läbi eelmises saates, et võib kaugele jõuda ja huvitav on näha muidugi nüüd, et kui tema võidab, siis ta ju mängib Ukraina tennisisti vastu, et siis saab pulli, aga Mirrat vist ei vihata niimoodi. Ei, vist ei ole jah väga. Kuigi kena oleks muidugi, et kui ta ütleks need õige laused, et Putin lõpetas sõda ja nii edasi, aga... No sa ei saa 18-aastaselt seda tahta. Ütleme selles suhtes... Täiskasvanud inimene. No kui nad on... Ma ei mäleta, kas Mirra oli, kas nendel oli, või nendel oli, vahest on ju nii, et kogu pere tegelikult on juba elab nii-öelda siin Euroopas kusagil, et Mirra osas ma ei tea seda. Et see sõltub hästi palju sellest ka. Aga Kostjuk Svitolina veerandfinaal?
Siin Vikipeedias on muuseas juba poolfinaali Ukraina lipp ära pandud. Ja no see alati paneb. Vikipeedias paneb. Et oleks pärast lihtsalt vähem näputööd. No tahaks öelda ikka Svitolina. Svitolina, mis mulle Svitolinas meeldinud? Kõik need eelturniirid ka. Meeletu, ma isegi võitlejeng. Jaa. Enamikud mängud, mis otsustavas on, tuleb välja, kui ta esimese seti kaotab. Mängupilt muutub ja mis kõige hullem, et mitte hullem, aga nüüd ma juba eeldan seda, kui ma vaatan seda mängu ja mängu algus ei lähe nii, nagu Svitolin tahab, ma olen päris rahulik, et ta muudab seda. Ja nii juhtus ka eile ja nii on juhtunud lugematu arv kordi. Nii et ma arvan, et ta Kostjuki muudab maha, aga veel kord ütlen, Kostjuk uskumatut tennist mängib. Svitolina võttis siis 4. ringis maha Benčići. Ja Benčić on ka selline väga ohtlik mängija selles mõttes ükskõik kelle. Ja mängu kulg oli vaikselt teisele poole ja otsustav oli 6-0. Ja vaadates, mis meil siin täna naistest veel toimub, Austria ja neutraalne sportlane, mõlemad tegelikult meie armsast idanaabrist pärit Potapova ja Kalinskaja. Potapova vist on päris pikalt juba Austrias elanud. Ei ole, alla aasta. Alla aasta või? No ei, ta võib olla elanud kaua, aga Austraalia lipu vahetas vist kas eelmise aasta lõpus või midagi sellist. Potapova oli ennem Austraalia lippe? Austria. Võttis Austria, jah. See on siis üks 4. ringi matš pärast seda Kiis ja Schneider ka Venemaalt pärit, siis teie armastatud Švalinskaja mängib Diane Parryga. No Parry saab muidugi nüüd mängida kodupubliku ees, et seal ma arvan millegipärast, et Parry on soosik. Kusjuures rääkides sellest Parry ei ole soosik. Bettingu firmad arvavad, et Švalinskaja on 1.53 ja Parryl 2.50. Kusjuures rääkides sellest Švalinskajast, keda Alo ei tundnud, 4 setti on võitnud tüdruk 6-0 ja tuli ju läbi kvalifikatsiooni ja tegelikult tal on hästi raske karjäär olnud, ta on Iga Sviantekiga lapsepõlvest saadik väga head tuttavad, aga tema karjääri on kogu aeg pidurdanud vaimse tervise probleemid ja põlleigastus. Et selles mõttes võib ta täitsa siuke tuhkatriinu lugu olla ja ongi juba tuhkatriinu lugu. Ja õhtu tänane majuspala siis Arina Sabalenka ja Naomi Osaka. Mis mulje teile Osaka mäng on jätnud? Ei no mis ootame uut huvitavat kleiti, eks ole muud midagi. Aga need ongi huvitavad. Ja Pariis on õige koht neid demonstreerida. Ja ühel on kleidid, teisel meeldib tantsida trepi peal. Show ennem mängu on kõva. Ma siiski kaitsen Osakat, ega tal on seda ju vaja ka rahaliselt. Ja juba see on ka imagos väga suurel kohal. Ja Osaka on ka mina natuke kaitseks tennist ka, et ma jätaks ikkagi tennise nagu tenniseks, aga võib-olla lepime, et tennisel on ka muid varjundeid tänapäeval juures. Hallid varjundid. Need hakkavad natukene juba kummitama neid sportlikke varjundeid. Aga võib-olla sellepärast inimesed vaatavadki tennist tänapäeval. Nooremad inimesed. No jah. No mitte Osaka kleitide pärast ilmselt. Ma väga tahaks loota, et see nii on. Ma ei tea, ma olen näinud inimesi, kes just pööravad sellele tähelepanu ja näevad, et oot, mis tal seljas on, ma hakkan ka mängu vaatama. Ei no ikka kokkuvõttes mängus on ju 2 elementi, eks on ju nii mäng ise, mis on nagu mängu mõttes on huvitav vaadata ja teine asi, et ikkagi põnevus peab olema, et minul alati meeldib ikkagi see, et on sellist teatud draamat ja okei, need mängud on vahest, eriti meeste mängud venivad pikaks ja võib-olla tõesti on raske see kogu aeg, ütleme, võib-olla telekas istuda, ütleme, no ma ei räägi nendest finaalides, siis ei tõusegi püsti tavaliselt, aga kui on hea mäng, sa jääd lihtsalt seda vaatama. Et eelkõige oleks see, et ma loodan, et Osaka ikkagi annab kõva lahingu Sabalenkale ja kes teab. Sabalenka on ka selline, et ütleme, noh,
ta võib ära kukkuda mingi hetk ikkagi. Ma olen suga selles suhtes nõus, et juba siin päris pikka aega tegelikult oodatakse Osakalt seda sähvatust kuskil, et tuleb ilmselgelt tal see pagas on olemas, tal olid suured vaimsed probleemid siin vahepeal, võitles sellega ja ühte sellist edu asja on talle lihtsalt vaja. Meenutame, et ta sai isegi vist eriloa, et ta peab pressikonverentsi andma. Ka siin saates oleme midagi, jah. Aga tõmbaks äkki French Openil siis joone alla ja plaksutaks vahepeal 17-aastasele Ken Inkile ka või? Jah, mängu nägemata ütlen super tulemused. Kolmas junior 100, jah? Jah, ja nüüd põnevusega, nagu ma ütlesin. Ja oli ka kolmandana asetatud. Aga kolmas turniiri võit sellel tasemel. Jah, on küll see kolmas, jah. Ja nagu ütlen Aniki puhul, tahaks näha suurte turniiride edusamme. Poolas Sobotas, olete käinud kunagi? Ja muuseas Eke on kaasas ilus koht. Oli tähendab kaasas. Ja muuseas meie 14-aastane Elisabeth Anikine mängib esimest korda elus naiste turniiri. Tohoh, kus see toimub? Kus ta mängib? Nii et see on ka põnev. Ma ei mäleta. Kvalifikatsiooni ringis ta vist võitis ühe matši juba. Väga vahva. Talle on üks boonus, ma ei tea, kas ma võin siin saates öelda. Ikka võid. Me ütlesime niimoodi, et kui sa selle turniiri võidad, võib-olla see on palju tahetud, ütlesin terve aasta, see aasta saad mängida meie klubis tasuta. Horvaatias. Horvaatias Osijekis mängib. Osijek on väga kõva linn. Ma loodan, et sellega vähemalt me ei tekitanud kindlasti lisapingid, aga me ütleme, et me lihtsalt naudime seda, et ütleme, et kui näiteks Kalevis ta nüüd suvisel ajal väga palju teeb trenni ja mina ütlen, et see on suur boonus, me tuleme alati mängijatele vastu ja see on normaalne, seepärast, et need mängijad, kellel on suured eesmärgid ja me peame neile neid võimalusi andma nii palju, kui me saame aidata kaasa nende arengule. Osijekis ma olen 2 korda lausa käinud ja Eesti võrkpallikoondis võitis seal eelmisel aastal väga tähtsa mängu. Ja täna alustab ju muruhooaega Mark Lajal Leandro Riedi Šveitslase vastu Birminghamis. ATP kvali. Mitte kvali, vaid mul ei tule praegu meelde, on ta vastu üldse mänginud varem? Riedi vastu? Jaa. Ei julge öelda. Need kõllid, mis ma siin vahepeal lasen, on sellest, et ma otsin tennis24.comist eestlaste nimesid, aga kvalimänge siin veel ei ole. Seda tennist on nii tapab, et ei mahu kvalimängud enam portaalidesse ära. Ma ühe hästi kiire põike teeksin tagasi Roland Garrosse, mida mul praegu tuli meelde, et tegelikult saate. Turniiri alates räägiti boikotist. Boikotist? Jah, et tennisistid hakkasid lõpuks ka rääkima oma auhinnarahadest. Ja seal, kui sa seda nimekirja vaatasid, kes selles diskussioonis osalesid, siis see oli päris muljetavaldav. Mis nad tahtsid mingi 15 minuti mingit asja seal kuskil teha. Et see, et mis turniiri kasumist auhinnafondi 14%, see on vist profispordi kõige madalam number üleüldse. NBA läks minu teada seal oma 35%-ga hakkas streikima, on ju. Ja tänaseks on vist 49% või midagi sellist. Et selles suhtes veel kord, jah, McEnroe jutu juurde tagasi ka tulles, tennisistid tehakse liiga. Ja see on fakt. Mehed seal 6 tundi jooksevad väljaku peal ja turniiri korraldajad panevad 86% kasumist taskusse. See ei ole õiglane. Lihtsalt ei ole õiglane. Miks siis boikott ära jäi? Kuidagi vaikselt hääbus ära. Ma ei tea, ESPN kirjutab et siin teiste seas Sabalenka, Sinner ja Kauf olid ka seal arvamuses. Ja tahad või taha, kui vaadata tulemusi, siis üks mu klubimängijast lapsevanem käis välja versiooni, et selle aasta Roland Garros on ässade vaikiv kokkuleppe mitte mängida ja võita. Kindlasti see nii ei ole, aga ma mõtlen äkki, et mitte auhinna raha vastu võtta. Ei, seda mitte, aga hoidke endale. Aga jah, kuidagi jumala poolt on see Roland Garros nii läinud, et kindlasti piletitulus kaotavad, loomulikult kaotavad. See ükskord, ma mäletan, mis kukkumine toimus Wimbledoni piletitega, kui Roger ootamatult kaotas poolfinaali ja kus tribüünil olid lausa tühjad kohad finaalis. Publiku rekordeid vist sel aastal pole nagu
püsitatud, et päris tihti on ikkagi tühjad tribüünid ka. Aga jutu juurde tulles, Sinneri juurde veel tagasi tulles, mis väga huvitav mõte oli selles ja ma hakkasin mõtlema, et see on tõesti ebanormaalne. Minu üks õpilastest eelmine aasta Eesti meistrivõistlustel võitis Roland Garros piletid. Ehk sa saad pileti nagu praktiliselt, neid ostetakse Grand Slamide piletid ju aasta ette või pool aastat või mida iganes. Aga sa ostad mingile konkreetselt sessionile, eks? Ja õhtusessioni piletid on ekstreemselt kallid. Ja nüüd sa ostad pool aastat, ütleme, et sa ei ole prantslane, sa oled välismaalane, eks? Ostad piletid pool aastat ette, oled õnnelik, 160 eurot on umbes see pilet, jah? Whatever, mis ta on. Nüüd sa paned, ostad lennupiletid, paned hotellid, asjad ja lähed sinna eeldusega, et õhtusessionil mängib alati kas maailma esi- või teine reket. Äärmisel juhul mingi legend. Kõva nimi. Ja mis siis nüüd juhtub? Kas Maures Moo või kes iganes selle otsuse vastu võttis? Tol päeval oli üks täht mängija, inimesed raiskavad 1000 eurosid, lendavad maailma teisest kohast kokku ja pannakse mängima Rinderkerch, ma ei oska isegi hääldada, Berettini. Ehk üks pole üldse maailma 100 ja teine on maailma 30 mängija. Night Sessioni ainukese mänguna. No eelmine aasta oli niimoodi, et ma just poisid selle Andreas ja lasin poistel minna vaatama. Ainukene rõõm oli neil selle õhtu sessionil. Muid mänge seal üldse ei olnudki kõrval, mida vaadata. Mingi üks paaris mäng oli. Mängisid Djokovic ja vist Mesotic või on vist selline, jah, see õnneks üks set vist oli 6-4 või midagi sellist. Okei, nad nägid Djokovic, et see oli nagu see ainuke boonus, aga tegelikult ja siis 2 piletit, see on 320 eurot ja nad said vähemalt näha sõidukulud, ütleme okei, aga meil järgmine päev oli ka session, aga ma lihtsalt ütlen seda, et tõesti ainult üks mäng, seal tuleb jube tegelikult targalt või kui võimalik, kui sa ise saad validagi, et see päevade valik, ütleme, kui sa esimene nädal lähed, siis sa pead vaatama pigem võib-olla see päev, kus sa saad võimalikult rohkem seal platsidel käia ja vaadata mänge, eks on ju nii. Aga sa võid sattuda täpselt see, mida Alo rääkis ja ma ise kogesin põhimõtteliselt eelmine aasta seda. Jah, kui sa võtad päevasessioni, siis sul on valikus 4 mängu, vaatad nii edasi, aga õhtusession on üks mäng ja kui see pannakse maailma 30, maailma 110 vastu, no anna andeks, siin ma ei tea, miks seda nii tehti, vandenõuteooria, ma ei tea, tõesti taheti Sinnerit ära kustuda kõige palavamal päeval, kõige palavamale kellaaeg. Muideks ju Kaia Kanepi, kui tal oli väga hea tabel ükskord, kus tal oli, me vaatasime tabeli järgi, Ubaga kommenteerisime, et on väga hea variant ja siis oli täpselt samamoodi see esimese nädala lõpp, oli palavad ilmad ja talle pandi nagu kiuste just see päeval, ma ei mäleta, kelle ta kaotas tookord, mitte Muhovale või kelle, igal tal oli niisugune tabel, kus Vondrushov vist jõudis tookord finaali, kui ma eksi. Et tegelikult mõtlesime, et nüüd on veel see variant, et kus Kaia või ja täpselt nagu kiuste, tal oli vist 2 mängu järjest, kõige ka palavamal hetkel ja siis oli ka mingi 28-30 kraadi. No ja mitte staarmängijatest keegi ei hooli lihtsalt. Nad teevad nii nagu turniirile kasu. Mina soovitan siiski, kellel rahakott ei võimalda neid summasid välja käia, nagu siin praegu kõlasid, et saab ka tavalise court passiga esimestel päevadel väga toredalt. Ei, no ma seda tõingi just näiteks, et esimestel päevadel. Aga sa näed... Sa võid näha teise kategooria asju seal väikse väljakutel ka, täitsa tore elamus. Kodari näiteks. Saad minna ässade treeningutel muusis. Mida teen näiteks mina? See aasta ma lähen jälle US Openile, kuhu ma lähen kvalisse, et meie poisse vaadata ja vaatan põhitabeli esimese ringi. Ja ässad ju treenivad samadel väikestel väljakutel. Exactly. Et oma selle Stardusti elamuse saad New Yorgis on ässade jaoks kohe seal ilusad tribüünidega väljakud, kus sa saad seda täiega jälgida. Rihol oli mingi statement veel? Jaa, ma tahtsin, sa rääkisid külastajate arvust, et loomulikult lõplikud külastajate arvud selguvad peale turniiri lõppu, aga tegelikult on püstitatud see aasta üks rekord juba Prantsusmaa lahtistel, ehk siis kvalifikatsiooni turniiri külastajate arv on 138 000 pealtvaatajat, seda pole kunagi nii palju olnud. Aga miks see nii on? Ma nägin Laele mängus ka, et tribüün oli päris täis, aga miks see nii on? Kas nad on midagi muutnud selle piletipoliitika? Aga samasugused, ega siis seal kvalifikatsioonis mängivad samasugused tippmängijad, seal on väga kõvad mängud, palju kõrvalüritusi. See oli täiesti ju rahvast pilgeni täis oli juba staadion siis. No seal on alati hästi populaarne see viimane kvalipäev on mingi lastepäev ka, kus nad lasevad vist
täitsa pool muidu vist lapsi sisse. Ja siis on seal ju seal tagaaias on bändid esinevad või noh, ma mõtlen mingi džässkontsert võib isegi olla igast imeasju võib-olla. Riho, mis sul pooleli jäi lause? Ei, ma tahtsingi öelda lihtsalt, et ega hea küll, et sa võid siin kõrval igast üritusi tuua, aga reaalsus on see, et kvalifikatsioonimänge tullakse vaatama ja isegi Margi mängul nägid ju, tribüünid olid täis, et rahvas tuleb kvalifikatsiooni ajal samamoodi. Et tennis on ikka esimene põhjus. Teeme ennustuse ka, võime ära unustada vast eelmise saate ennustused, aga ütleme lihtsalt naiste võitja ja meeste võitja ja siis ongi asi vask. No ma ütlen seda, mida minu hing väga tahab. Ma ütlen Svitolina. See on, jah, ja kuna ei oskagi väga analüüsida seda, ütlen Svitolina. Meestel me vist ei ennustanud, aga mina panen, ma ei saa kogu aeg, poleks, et kui Alo ütleb esimesena, mina tahaksin ka väga Svitolina võitu. Ja ütleme alternatiivina nüüd ütleme, kui ta nüüd kaotab Kostjukile, siis võitku Kostjuk. Jah, mina ütlen võitku Kostjuk. Okei, agree. Aga mõlemad on toredad. Kuidas sa valid kahe toreda inimese vahel? No ma ei tea. Mis see Svitolina karjääri mõttes? Kas tahad, et võidaks Kaia Kanepi või Anett Kontaveit turniiri? Kuidagi, jah, ma olen nagu vaatanud ja nüüd alles vaatasin mingid intervjuud, kõik, mis Svitolina viimastel aastatel on teinud ja kui sa kuulad tegelikult teiste, kui te panite tähele, neid ukrainlasi oli nagu kirjusik koeri nüüd ja on ka noorteturniiril ja nii edasi. Ja kuidas nad kõik kiidavad, mida Svitolina on teinud, ütleme, et Ukraina noorte jaost ja eeskujuna. Ma soovin tal muidu natuke surfata, mida on teinud viimastel päevadel sõja eest kõneledes ka Aleksandra Olinikova. Lugand, jah. Et on ka seal üsna ikkagi sapine ja räägib väga õigeid asju. Ka Olinka ütles, et Svitolina on talle inspiratsioon kõik mis asjadest ja mulle meeldib, et Svitolina omakorda kiidab Sviantekit, see on kuidagi kõige selle halva põhjal, mis toimub, on see nii positiivne ja kõik need fondid ja orbude perekonda aitamine, see on nii positiivne ja see on nii kihvt ja tähtis ka, nagu siin eile keegi ukrainlastest ütles, et ei, Svitolina oligi see, kes ütles, et tal on ainult kahju selle üle, et kõigi teiste sõdade taustal see hakkab nagu maailmapressist hääbuma. Kahju see nii on, aga vähemalt siis meie oma rakukesest tuletame seda asja jälle meelde. Riho, ja kes võidab naistest ja siis lähme teeme uue ringi meeste kohta? Loomulikult ma olen selle mõttes 100% nõus, mul isiklik sümpaatia on ka Svitolina, sest et kui sõda algas, siis ma tahtsin ju seda Aneti ja Svitolina matši korraldada ja Svitolina on ju presidendi Zelenski saadik ja ta ise toetab, tal on need lastefondid ja asjad, et see, mida nad teevad täna koos Keeliga, avavad seal koole Pariisis ja Kiievis ja ühesõnaga, kõik see on uskumatu, et Svitolina on tõesti väga-väga tugev isiksus ja tüdruk. Mulle väga meeldib ka Mirra, aga ma loodaks jah, et sealt poolt võiks tulla see võitja, et ma ei oska öelda, ma paneks siis ühe neist, et kõige loogilisem oleks muidugi öelda Sabalenka võib-olla isegi, aga ma jään ka Svitolina juurde. Meeste ring ja Alo alustab. No ma pean oma teeside juurde jääma, et Zverev ei võida. kuigi puht tennise näitajad ütlevad praegust, et ja ilmselt Kihlvedu ka, ma pole vaatanud, aga ilmselt Zverev on pika puuga esimene. Aga ei, mina ei paku ja viimaste esituste põhjal praegust kiirega kalkuleerin, kas Hodar või Fonseca. No Kuga Kuerten meeldib mulle lihtsalt, ma ütlen Fonseca. Ja, Kuertenil on suur pahmakas peas, jah. Halliks läinud. Ja, tähendab on niimoodi, et tõesti, ma panen selle pärast Zverevi, et ma tõesti tahan, et ta võidaks, las ta saab selle igal juhul, et ta võiks selle ühes klämmi saada, aga muidugi kui ta selle suudab, selle nüüd, esimene kadalipp juba on kohe ees, siis ma ütlen, ta on kõva poiss, kui ta selle võidu ära võtab, aga ütleme, tal on väga raske teekond, aga igal tabeli altpoolt tuleb. Minule meeldiks ka näha tegelikult Fonseca võitu, ma olen suur Brasiilia fänn igal spordialal. Ma tahaks lihtsalt sellepärast näha, et meil on MM tulemas.
kas enne MM-i mõni tennise uudis ka brasiilaste esikaanele jõuab? Ja teiselt poolt, et kui ta võidab nüüd slam'i, mis oleks see suur ime, kui mõelda ennast tagasi aega eelmine nädal, kui ma oleks sellist asja öelnud, et kas brasiilased võtavad ta omaks, on minu küsimus. Kas nad võtavad, ütleme, ta võidab 1, võidab 2, võidab 3, 4 slam'i, kas nad võtavad ta omaks näiteks nii, nagu võetakse Pelé? Või kas või 20% Peleest? No ma arvan, Brasiilias sa ei saa võrrelda jalgpalliga ühtegi asja, aga Guga Kuerten on väga-väga populaarne isik Brasiilias. Ja... Seinamaalingut temast pole tehtud. No, sa ei saa, jalgpall on püha. Ayrton Senna seinamaaling ilutseb väga ilusal kohal Rios. No seal on ka sellepärast, et oli ka õnnetu lõpp oli ka muidugi. Aga jah, ütlen sulle, Fonseca võidab 20 Grand Slami, ma usun, et ta on sama. Ma usun, et on sama. Aga selleks ei piisa 1-2-3. Ja ta on 19, why not? Päris äge oleks. Väga äge. Ja Riho mees? Saaremaa. Mina arvan, et selle Grand Slami võidab Joao Fonseca ja esiteks juba selle põhjusel, et ta on sellised matšid mänginud siin Djokovic'i ja Kaspar Ruudiga, et ma arvan, et ta on päris heas kohas praegu ja tal on enesekindlus on ikka kõvasti kasvanud nende matšide põhjal. Mina pakun Fonsecat. Ja mõelge nüüd, sellise koha peal jättis Netflix selle sarja katki. Netflixi tennisesari. Mis eelmise aastal lõppes, mis selle asja nimi oli? Kes tuletab meelde nime? Breakpoint. Jah, Breakpoint. Lõpetati ära, huvi ei olnud. Raha sai otsa. Tutvustati erinevaid mängijaid. No praegult oleks ju mehi tutvustada küll. Ja see aasta on korralik invasioon ja neid tuleb aina juurde. Jah, kõige pullim, et on veel üks 18-aastane Justin Engel on ju Saksamaalt, kes üldse midagi ei kuule, kes on tegelikult geniaalne mängija ATP poolfinaalis olnud juba. Aga lööme tänase saate lukku ja täname kuulamast ja kohtume siis, kui meil on võitjad teada. Aitäh Saaremaa, aitäh Raplamaa, aitäh Järvamaa, Pärnumaa, kus me veel kuulatakse. Välismaal ka keegi kuulab või? Olete saanud tagasi? Kui keegi reisidel äkki. Indoneesias. Igavusest. SoundCloudist sai kunagi välja võtta, mis riigist on kuulatud ja uurima, kas tänapäeva moodsad vahendid ka võimaldavad. Seal oli igasuguseid. Seal oli Indoneesia välja, jah. Okay. Aga jah, võis olla, et keegi on Indoneesia VPN-is mingi põhjusel lihtsalt. Aga suur tänu ja järgmise korrani. Aitäh.